Tere päevast, lugupeetud Riigikogu liikmed! Suur rõõm on teiega taas kohtuda. Alustame Riigikogu täiskogu teisipäevase istungiga. Kohaloleku kontroll, palun! Kohale registreerus 63 Riigikogu liiget, puudub 38. Nüüd on aeg eelnõude ja arupärimiste üleandmiseks. Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Head kolleegid! Mul on hea meel, et siin on Jürgen Ligi ka saalis, et mul ongi talle üle anda arupärimine Eesti elektrisüsteemi sagedusreservide kulude kohta. Ja möödunud aasta alguses eraldus Eesti elektrisüsteem lõplikult Vene Föderatsiooni elektrisüsteemist, mistõttu Eesti pidi hakkama ise hankima sagedusvõimsusi oma elektrisüsteemi tasakaalustamiseks. Siis lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvist 139 ja ülalpool kirjeldatud asjaoludest on meil teile järgmised küsimused. Esiteks, kui palju ja kellelt on Eesti pärast Vene Föderatsiooni elektrisüsteemist eraldumist sagedusreserve 2025. aastal hankinud? Ja teiseks, kui palju on nende sagedusreservide eest tasu makstud? Ja kuidas on see tasumine olnud korraldatud? Kes on kandnud kulud 2025. aastal ja kuidas korraldatakse kulude kandmist käesoleval aastal? Alla on kirjutanud peale minu veel ja Danielson järg. Aitäh! Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Mul on üle anda arupärimine kultuuriminister Heidy Purgale seoses riikliku ideoloogilise sekkumisega ajakirjanduse vabadusse immigratsiooni ja lõimumise teemal. Kultuuriministeerium on algatanud riigihanke 3-aastase koolitusprogrammi läbiviimiseks, mille eesmärk on pakkuda kohalikele ajakirjanikele ning kohalikele omavalitsuste kommunikatsioonitöötajatele koolitusi, mentorlust ja õppereisi lõimumise ja rände teemade käsitlemiseks. Me leiame, et tegemist ei ole neutraalse erialase täiendkoolituse, vaid sisuliselt riikliku ideoloogilise sekkumisega ajakirjandusse ja ajakirjandusharidusse. Ja sellega seoses on meil ka järgmised küsimused. Et millise mandaadi ja milliste õigusnormide alusel peab Kultuuriministeerium end pädevaks ajakirjanike hoiakute kujundamiseks ning avaliku inforuumi sisulise suunamisega tegelemiseks? Ja millistel põhjustel kasutatakse maksumaksja raha ajakirjanike hoiakute ja maailmavaateliste tõlgenduste suunamiseks, selle asemel, et toetada ajakirjanduse sisulist sõltumatust ja uurivat tööd ilma ideoloogilise rõhuasetuseta? Ja kuidas on ministeerium hinnanud riski, et selline riiklik sekkumine õõnestab usaldust nii ajakirjanduse kui ka valitsuse enda vastu? Aitäh! Madis Timpson, palun! Hea istungi juhataja, lugupeetud kolleegid! Õiguskomisjoni nimel soovin üle anda Riigikogu otsuse Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine eelnõu. Eesti keeles öelduna on see nõndanimetatud Europoli järelevalvekomitee töörühm ning õiguskomisjon teeb ettepaneku nimetada sinna Anti Haugas ja Andre Animägi. Ma loodan, et see eelnõu leiab positiivset vastukaja ja toetust. Aitäh!
Head kolleegid, olen võtnud vastu 2 arupärimist ja 1 otsuse eelnõu. Saame minna tänase päevakorra juurde. Päevakorra esimene punkt: Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 766 esimene lugemine. Ja palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli auväärt rahandusministri Jürgen Ligi. Austatud juhataja, austatud Riigikogu, esitlen teile Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse muudatusi. See eelnõu see puudutab siseauditit, aga mitte erasektori siseauditi korraldust ega nõudeid erasektori audiitoritele, samuti vaid ainult avalikku sektorit. Euroopa Liidu õigus ei sätesta nõudeid avaliku sektori auditile ega siseaudiitorile. Kutse omandamise nõuet ei ole kehtestatud ühelegi teisele Eesti avaliku teenistuse ametikoha grupile, sealhulgas Riigikontrolli audiitoritele, kes teevad sarnast tööd avaliku sektori siseaudiitoritega. Euroopa Liidu õiguse kohaselt on siseauditi olemasolu kohustuslik krediidiasutustes, kindlustusfirmades, makse- ja e-rahaasutustes ning investeerimisühingutest, kuid neil puudub nõue omada konkreetset siseaudiitorit sertifikaati. Avalikus sektoris töötavalt siseaudiitorilt kohustusliku kutsetaseme nõude kaotamine ei too avaliku sektori üksusele kaasa täiendavaid kulusid. Eelnõu eesmärk on vähendada avalikus sektoris bürokraatiat, ajakohastada siseaudiitori kutse omandamise nõuet ja kutsetegevust puudutavaid regulatsioone ja viia regulatsioonid kooskõlla tegelike võimaluste ja vajadustega. Eelnõu põhilised muudatused on, et vähendatakse siseaudiitori kutsete haldamisega kaasnevat bürokraatiat ja ülereguleerimist, sellega hoitakse kokku ka raha. Eemaldatakse siseaudiitortegevuse seaduses nõuded, mis sätestavad siseaudiitoritele kohustuse omada selliseid sertifikaate, mida Eestis või eesti keeles ei väljastatagi. Näiteks lõpetatakse sertifikaatide eraldi tunnustamise, kutse registreerimise audiitortegevuse registris ning siseaudiitorite iga-aastase aruandlus töömahu ja läbitud täienduskoolituste kohta. Edaspidi saavad siseaudiitorid ametikohale sobivust ja asjatundlikkust näidata muude erinevate kvalifikatsioonide ja sertifikaatidega. Siseaudiitori kutse muutub vabakutseks, nagu see on erasektoris. Avalikul sektoril avarduvad võimalused siseaudiitori värbamiseks ja siseaudiitori töö muutub laiemale ringile kättesaadavamaks. Eelnõu kohaselt säilib avalikul sektoril ka edaspidi õigus moodustada siseaudiitori ametikoht või luua siseauditi struktuuriüksus, nagu see on ka kehtivas õiguses. Siseauditi teenuse kvaliteedis järeleandmisi ei tehta. Rahandusministeerium koostab täidesaatva riigivõimu asutustele siseauditi korraldamise juhendid. Tänan tähelepanu eest. Aitäh teile. Teil on mõned küsimused. Vadim Belobrovtsev, palun. Ja aitäh, lugupeetud minister, et kui ma saan õigesti aru, siis seaduseelnõu on paljuski tingitud sellest, et audiitoritega on olukord Eestis keeruline, et ei ole neid ülemäära palju, pehmelt öeldes, ja siis kaotakse teatud nõue omada erialast kutsetunnistust. Et kas valitsus ei karda seda, et siseauditi kvaliteet ja sõltumatus võivad siis nõrgemaks jääda juhul, kui see nõue niimoodi kaotatakse? Aitäh, ei karda, sest see ongi tegeliku olukorraga kooskõlla viimine. Me ei soovi regulatsioone, mida tegelikult ei ole täidetud või mida ei ole isegi
mille järgi ei ole isegi tuntud vajadust. Aitäh. Lauri Laats, palun. Ja aitäh, lugupeetud minister. Ma saan aru, et see puudutab nii kogu avalikku sektorit, kaasa arvatud siis kohalikke omavalitsusi. Et arvestades sellega, et olete sellise seaduseelnõu meile siia ka toonud muudatused, siis teil on tõenäoliselt olemas ka analüüs, kui suur probleem on üleüldiselt avalikus sektoris, et siseaudiitorite puudus. Ja teine pool, ega audiitorite puudus on ka erasektoris ja me teame väga hästi, et on olemas nõuded, kriteeriumid ettevõtetele, mis kohustavad neid siis audiitorid sisse võtma üleüldiselt ettevõtte auditeerimiseks. Kas on ka plaanis ka neid kriteeriumi erasektoris üle vaadata, et leevendada need nõuded, mis kohustaks audiitorite tellimist? Ma nüüd ei püüdnud kinni, mis see teine oli, aga nagu ma ütlesin, see on reaalse eluga kooskõlla viimine. Euroopa Liidu õigus ei sätesta nõudeid avaliku sektori siseaudiitoritele ja siseauditile ja kutseomandamise nõuet ei ole kehtestatud ühelegi teisele Eesti avaliku sektori ametikoha grupile. Et see on lihtsalt ülereguleerimine praegu, mitte midagi muud. Ja see, kus siseaudit on kohustuslik, on erasektori mõned valdkonnad. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Ja juhataja, lugupeetud minister. Kas see on nüüd see üks selline produkt, mida need tarkade meeste kogu on soovitanud, et vähendada kogu seda bürokraatiat ja teine küsimus, et kui suur on see väike arv neid siseaudiitoreid, mis see number on? Aitäh, ei, see minu arvates ei ole sealt. Siseaudiitorid on avalikus sektoris 129, ma loen. Aitäh. Arvo Aller, palun. Aitäh, istungi juhataja, lugupeetud minister. Ma küsin selles kontekstis, et see rahvusvaheline sertifitseerimine kaob ära, kuid kas jääb alles kutsekoja kaudu kutsete andmine audiitoritele, et tagadagi mingine kvalifikatsioon nii avaliku sektori audiitoritele kui ka erasektori audiitoritele? Aitäh. Jah, kõik jääb alles, mis on, aga ei ole nõudeid. Avalikus sektoris ei kehtestata enam selliseid nõudeid, mida ju elus tegelikult ei täideta. Aitäh. Mart Maastik, palun. Ja suur tänu, härra eesistuja, austatud minister, et ma siin püüan Lauri Laatsi seda küsimuse teist poolt lahti tõlgendada, et mul endal sama küsimus, et Lauri Laats küsis ka, et mitte siseauditi kohta, mis on riigiettevõtetele, vaid üleüldisele iga-aastasele ettevõtetelt nõutud auditeerimiskohustuse kohta, et praegused määrad on siis sellised, et müügitulu üle 2 miljoni euro, varad üle 1 miljoni euro, töötajate arv üle 24 inimese, et kaks nendest peab olema täidetud, et see hästi suur nõue ikkagi tegelikult praktiliselt kõik ettevõtted juba Eestis ületavad selle nõude. Et kas on neid piirmäärasid plaanis ka ministeeriumil üle vaadata ja võib-olla neid tõsta siis, et vähendada seda koormust ka audiitoritele ja ka rahalist koormust ettevõtjatele? Aitäh. Aitäh, see eelnõu ei puuduta siseauditi korraldust erasektoris ja rohkem ma praegu ei ütleks. Aitäh. Lauri Laats, palun. Ja aitäh ka Mardile, et täpsustasid minu küsimust, aga ma arvan, et see teema on tegelikult oluline. Mis puudutab seda eelnõud, siis see on arusaadav ja peab tunnistama, et tundub ka mõistlik, vähemalt esialgu vaadatuna peale. Ja see minu küsimuse esimene pool puudutaski just siseaudiitorite puudust avalikus sektoris ja te mainisite ära, et meil on praegu siis 129 siseaudiitorid ja iseenesest olete ju seda seaduse muudatuse meie
juurde toonud seetõttu, et tõenäoliselt on ikkagi nii, nagu te mainite, et audiitorite puudus ühelt poolt ja teine pool, et meil ongi süsteem üle reguleeritud ja kui me suudame nii-öelda ka läbi selle tegevuse raha kokku hoida, siis on ju kõik hästi. Aga ma ikkagi kordan üle, et mis see siis kokkuvõttes praegune olukord on, et kui palju neid siseaudiitorid puudu on ja see küsimuse teine pool, mis puudutab erasektorit, kindlasti võtke see kaasa ja arutage palun ministeeriumis, sellepärast et ettevõtted tõesti vaevlevad ja audiitoreid nii palju ei ole, ja seetõttu ka majandusaruanded viibivad. Aitäh veel kord, see ei puuduta erasektorit ja ma ka ei ole rääkinud siseaudiitorite puudusest, ma olen rääkinud ainult selle eelnõuga seoses, saab rääkida ainult ülearusest reguleerimisest, et tegelikult neid nõudeid ei ole vaja, mis siiani formaalselt kehtisid. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja, lugupeetud minister. Hiljuti oli meil siin maaparandajatega jutt, et neid on umbes 250, et nendel on umbes sama probleem, et liiga vähe, et neid siin koolitada, eksamineerida ja muidu jäävad maad kuivendamata. Ja nüüd siin on poole vähem siseaudiitoreid, et kui samamoodi jätkata, siis ei jää mitte kuivendamata, vaid auditeerimata. Aga kas on veel mingisugused sellised erialasid, mida ametimehi on ka palju vähem või umbes sama palju, kelle puhul võiks ka välja tulla või valitsus plaanib tulla välja midagi analoogse sellise nii-öelda bürokraatia vähendamise ja et riik edasi toimiks sellised ameteid peale maaparandajate, siseaudiitorite? Aitäh, ma ei sooviks sellist hinnangut anda, et see eelnõu ei puuduta kaugeltki nii laia valdkonda, nagu te küsite. Aitäh. Arvo Aller, palun. Aitäh, hea juhataja, lugupeetud minister. Ma loen sellest kontekstist, et auditeerimisseaduse paragrahv 185/3 lõige 7 ütleb, et vandeaudiitorid peavad läbi käima kestlikkuskoolituse ja kestlikkusaruannete koostamiseks. Kas siseaudiitoritele kehtib sama asi, et siseaudiitor saab minna kestlikkuskoolitusele, et hakata siis tulevikus kestlikkusaruandetes andma auditeerimistulemust? Aitäh. Ma ei tea seda. Aitäh. Evelin Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea minister, et kas ei ole oht, et me lähme vastuollu Euroopa Liidu õiguste direktiividega, mis nõuavad, et finantssektoril oleks ise auditeerimine? Aitäh. Aitäh, ma ei tea, miks te muretsete Euroopa Liidu õigusega kooskõla pärast, aga Euroopa Liidu õigus ei kehtesta selliseid asju ja seda ma ka täna juba korra mainisin. Aga hea meel muidugi on, et te olete truu eurooplane ja muretsete Euroopa koostöö pärast. Aitäh. Aitäh teile, lugupeetud minister, rohkem teile küsimusi ei ole. Arutelu rõhuasetusi juhtivkomisjonis tutvustab hea kolleeg, majanduskomisjoni liige Jaak Aab. Austatud juhataja, lugupeetud Riigikogu. Antud eelnõu oli arutusel esimesele lugemisele saatmiseks 12. jaanuaril majanduskomisjonis. Ja kutsutud eelnõu tutvustama oli siis rahandusminister Jürgen Ligi, Rahandusministeeriumi rahandusteabepoliitika osakonna juhataja Rainer Osanik, sama osakonna jurist Kersti Rahlin. Ja komisjoni liikmetel olid ka mõned küsimused, osaliselt oli juttu samast sisust, mis oli siin küsimustes ja vastustes küll toodud, et milliseid ettepanekuid kooskõlastusringil näiteks tehti. Selle eelnõule eelnes ka väljatöötamiskavatsus ja tegelikult põhidiskussioon ka selle eelnõu ettevalmistamisel ja väljatöötamiskavatsuse ettevalmistamisel käiski selle audiitori kutsesertifikaadi üle. Ja miks sellest siis ka lõpuks loobuti, milleks selline muudatus tehti, on see, et tõesti neid sertifikaate on võimalik omandada
ainult muus keeles ehk eesti keeles neid võimalik omandada ei ole, rahvusvahelistelt vastavatelt organisatsioonidelt ja see koolitus läbi käia, sertifikaat omandada. Ja taolisi nõudeid oli vastus ka, ei ole siin meil lähiriikides, ei ole ka Lätis, Leedus, et nendest on loobutud. Ja küsimus oli ka kohaliku omavalitsuse kohta, Urve Tiidus küsis, et kas see mõjutab kohalikke omavalitsusi, siis oli vastus, Rainer Osanik selgitas, et kohalikes omavalitsuses tema teada ka vastavate rahvusvaheliste sertifikaatidega siseaudiitoreid ei ole. Et siseaudiitorite siis palkamisel lähtutakse nende ettevalmistusest, haridusest ja muudest pädevustest. Nii oli see vastus. Ja komisjon tegi ka otsused eelnõu osas. Kõigepealt siis juhtivkomisjoni esindajaks määrati Jaak Aab. Tehti ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27. jaanuaril sel aastal ja tehti ettepanek esimene lugemine lõpetada. Kõik need otsused tehti konsensusega. Aitäh! Suured tänud teile, aga teil on paar küsimust. Vadim Belobrovtsev, palun. Ja aitäh, lugupeetud ettekandja. Kuna ministri vastused ei olnud väga konkreetsed, siis äkki küsiks teie käest, et kas komisjonis räägiti just nendest kitsaskohtadest ja võimalikest riskidest, mis on seotud sellega, et kas kvaliteet ei lange juhul, kui see sama kvalifikatsiooni nõue kaob ära? Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Väga detailselt samasugust küsimust ei olnud, aga selgitus oligi see, et see rahvusvaheline sertifikaat või litsents sisulise tööle tegelikult kaasa ei aita. Ja eriti, kui seda Eestis ei ole võimalik taotleda. Et pigem on see selline nõue, mida on väga keeruline täita ja praktiliselt seda nõuet ei ole ka täidetud. Nii et niisugune oli vastus. Aitäh! Evelin Poolamets, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja. Kas ma saan õigesti aru, et nüüd kaobki ära siseaudiitorite kutse tunnustamine ja kutse andmine ja järelevalved, et millistel alustel siis üldse neid auditeeritakse või et millistel alustel antakse siis siseauditile volitused, et kas on mingid kriteeriumid või jäävad üldse mingid kriteeriumid? Aitäh! Tänan. See lühike vastus oli, et tegelikult hinnatakse pädevusi, et milline on vastav ettevalmistus sellel inimesel, keda siis palgatakse siseaudiitoriks, milline on tema kogemus ja loobutakse sellest litsentsist, mis on tõesti ainult rahvusvaheline, mida Eestis eraldi ei ole vaja omandada. Seletuskirjas on vist toodud ka see arutelu, et kas peaks sellise süsteemi Eestis üles ehitama. Selle peale ei ole mindud, et see on suhteliselt ka kulukas ja kuna ka teistes riikides ja minu teada ka rahvusvaheline organisatsioon, kes audiitorid esindab, ei poolda selliseid väga jäiku nõudeid, pigem lähtuda inimese ikkagi pädevusest, koolitusest ja kogemusest. Aitäh! Peeter Ernits, kas teil on kogemata protseduuriline või tahate küsida ettekandja käest? Kui ettekandja käest ei soovi küsida, siis aitäh teile, lugupeetud kaasettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Peeter Ernits, küsimus istungi juhatajale, palun. Ja juhataja, mul on protseduuriline, et siin linna peal räägitakse, et Taani kuningapaar on kohal ja küsimus on protseduuriline, kas Taani kuningapaar austab ka meie maja ja mis kell see võiks olla? Või on meie tööpäev juba lõppenud siis, kui nemad saabuvad? Hea kolleeg, nagu sa tead, meie tööpäev ei lõppe kunagi. Ja kindlasti Taani kuningapaar ka austab seda maja ja koos sellega kõiki Riigikogu liikmeid, aga ma kardan, et Riigikogu istung on küll selleks ajaks lõppenud, kui ta siia jõuab. Head kolleegid, avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 766 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 10. veebruar kell 17.15. Oleme sellega esimese päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud ja jõudnud teise juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 772 esimene lugemine ja palun taas kord Riigikogu kõnetooli auväärt rahandusministri Jürgen Ligi. Austatud juhataja, austatud Riigikogu liikmed.
See eelmise aasta 27. veebruaril kiitis Vabariigi Valitsus heaks riigi osaluspoliitika uuendatud põhimõtted ja neist põhimõtetest lähtudes on valitsus nüüd teile esitanud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega soovime tõsta äriühingute ja sihtasutuste juhtimiskvaliteeti, tegevuse läbipaistvust ning tulemuslikkust. Kavandatud muudatuste jõustumisel väheneb bürokraatia ja suureneb õigusselgus. Eestil riigil on osalus 24 tegutsevas äriühingus ja 2 äriühingus, mille tegevus on lõpetamisel. Riik on ka 65 sihtasutuse asutaja ning 15 Eestis registreeritud mittetulundusühingu liige. 25. aasta septembri lõpu seisuga oli riigil osalusega äriühingute varade maht 10,9 miljardit eurot ja sihtasutuste varade maht 2,1 miljardit eurot. Eelnõu keskmes on 3 suuremat muudatust. Esiteks, ametnikest nõukogu liikmete valimise paindlikumaks muutmine. Teiseks, Rahandusministeeriumi esindatuse vähendamine sihtasutuste nõukogus ning kolmandaks, siseauditi kohustuse täpsustamine ja tõhustamine. Tehakse ka parandusi sätetes, mille rakendamisel on tekkinud ebaselgust ja probleeme. Riigi osalusega äriühingute nõukogu ametnikest liikmete määramine muutub. Eelnõuga antakse riigi äriühingute osaluse valitsejale õigus nimetada ja tagasi kutsuda üks oma ministeeriumi ametnik ilma nimetamiskomitee ettepanekuta. See tugevdab omaniku, see on siis tegelikult ministri kaudu vastutust ja vabastab nimetamiskomitee kohustusest kaasa rääkida ministeeriumi siseses valikuprotsessis. Vähemalt üks ametnik on valitud iga riigi osalusega äriühingu nõukogusse. Kokku oli aastavahetusel ametnikega täidetud nõukogu liikmeskohti 43. Muudatuse jõustumisel saab 26 ametnikku valida nõukogudes osalust valitseva ministri otsusega ilma nimetamiskomitee ettepanekuta. Muudatus ei too tagasi poliitilise nõukogu poliitiliste liikmete valimist nõukogudesse, sest lubatud on ainult ametnikest nõukogu liikmed, mitte näiteks ka poliitilised nõunikud. Ressursside säästmiseks vähendatakse Rahandusministeeriumi esindatus sihtasutuste nõukogus ja hõlmatud sihtasutuste arv väheneb 20-le praeguselt 59-lt. Ja riigi rahandust mõjutamiseks on teised tõhusamad või teised meetodid juba olemas ja inimeste selline hulk ei ole praktiline nõukogudes. Otstarbekuse kaalutlusel muudetakse ühtlasi ka siseaudiitori ametikoha loomise või siseaudiitori teenuse ostmise kohustuse rakendamise tingimusi. Siseauditi funktsiooni kohustuse rakendamise lävendit tõstetakse, kuna väiksemate asutuste puhul osutuvad siseauditiga kaasnevad kulud ebaproportsionaalselt suurteks ja seetõttu teenustest loobuti. Siseauditi kohustus jääb riigi äriühingutele ja sihtasutustele, mille bilansimaht on suurem kui 15 miljonit eurot või tulud suuremad kui 10 miljonit eurot. Siseauditi kohustusega äriühingute arv kasvab 24. aasta andmetel 18-19 ning sihtasutuste arv 47-lt 20-le. Samaaegselt muudetakse
siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest loobumise reeglid rangemaks. Edaspidi on siseauditi funktsioonist loobumine võimalik vaid äriühingutel ja sihtasutustel, kellel ei ole auditikomitee moodustamise kohustust ning üksnes juhul, kui riigivara valitsev ministeerium kasutab audiitorite läbiviimiseks enda siseauditi üksust. Siseauditit puudutavad muudatused ühelt poolt tõstavad auditi kohustuse lävendit, mis vähendab asutuste kulusid ja koormust, kuid samal ajal piiravad lävendit ületavatel äriühingutel siseauditist loobumise võimalust. Riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste tegevuse tulemuslikkuse hindamise lihtsustamiseks tugevdatakse osaluse valitseja rolli järelevalvajana. Eelnõuga sätestatakse riigivara valitseja õigus tutvuda nõukogu ja siseauditi tegevusega seotud dokumentidega. See hõlmab koosolekute protokolle, materjal, siseauditite tulemusi ja muid asjakohaseid dokumente. Siiani sai siis omanik neid andmeid ainult nõukogu kaudu. Ja õigusselguse parandamiseks kehtestatakse eelnõuga keskvalitsusest välja jäävate riigi osalustega äriühingute ja sihtasutuste finantsplaanide esitamise kohustus ning korrastatakse eelarvereegleid puudutavaid sätteid. Kokkuvõtvalt muudab eelnõu riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste juhtimise läbipaistvamaks ja vastutustundlikumaks, parandab siseauditi aruandluse kvaliteeti ning vähendab töökoormust. Aitäh! Aitäh teile! Mõned küsimused. Lauri Laats, palun! Ja, aitäh, lugupeetud minister. Minu küsimus puudutab just nimetamiskomiteed ja selle nii-öelda töökorraldust, kui see seadusmuudatus peaks jõustuma. Ma saan aru, et kui praegu rahandusminister pakub välja oma liikme nõukogusse, siis seda tehakse läbi nimetamiskomitee, ehk siis nimetamiskomitee vaatab üle, hindab, annab oma hinnangu ja siis vastavalt kas kinnitab või mitte. Ma ei tea, kas praktikas on esinenud neid juhtumid, kus ei kinnitata mõni ametnik, aga see selleks. Vähemalt teoorias selline võimalus on ka praegu olemas. Kui nüüd jõustuks see muudatus, siis tegelikult antud juhul, mis puudutab ministeeriumi esindaja nimetamist, siis nimetamiskomitee seda kandidatuuri vaataks üle ja tekiks tegelikult mõnes mõttes ministril ja mitte mõnes mõttes, vaid otseses mõttes suurem võim kogu selle liikme nimetamise osas. Et kas on ikkagi mõistlik, arvestades, et meil ikkagi on see nimetamiskomitee ikkagi loodud ja tal on omad funktsioonid? Aitäh! Aitäh! Jah, see on väga mõistlik. Küsida võib, kas üks äriühing näiteks saab ilma omaniku otsese kontrollita üldse tõhusalt tema eesmärki täita. Seda võib küsida, et kas nimetamiskomitee ise on laitmatu leiutis, aga omaniku kontroll on selle kaudu üsna ähmane ja tegelikult ei ole kellelgi olnud reaalset õigust või nagu ma natuke liialdan, aga poliitilist vastutust nõuda olukorras, kus tegelikult nõukogu määrab nimetamiskomitee. See on natukene kunstlik tegelikult. Ja me leevendame seda vastuolu. Aitäh! Reili Rand, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud minister. Ma küsin teie käest samal teemal, mis ma küsisin ka komisjonis, et kui me peame Eestis soolist tasakaalu piisavalt oluliseks ja seadsime möödunud aastal sellekohase tasakaalu poole liikumise kohustuse erasektorile börsiettevõtetes, siis miks ei pea valitsus vajalikuks anda soolise tasakaalu eesmärgile ka seaduslik kaal riigi äriühingute puhul, kus riigil on endal otsene vastutus ja võimalus eeskuju näidata? Ja kas te ei näe, et osaluspoliitika paber, kus tõesti see suund ja soovitus on ette antud,
et see võib väga kergesti olla siin poliitilisest tahtest mõjutatav. Samal ajal seadus looks järjepidevuse ja kindluse ja usaldusväärsusega oludes, kui võib-olla valitsuses domineerivad konservatiivseid soorolle siis väärtustavad poliitilised jõud. Aitäh! Aitäh! Valitsus mõjutabki erasektorit siin eeskuju kaudu ja eeskuju ei ole see, et kirjutada endale ette reegleid, mida nagunii üritatakse täita, aga väga puiseks ei ole neid reegleid aetud ju ka erasektori puhul. On teatud valdkonnad ja väikeriigi puhul eriti, kus soolise tasakaalu tagamine ei ole sisulistel põhjustel praktiline, et lihtsalt mingis valdkonnas ei pruugi see juhtimise tasakaalustamine õnnestuda sobivate kandidaatide puudumisel. Endale ei ole vaja seadusega reegleid ette kirjutada, vaid tõepoolest näidata eeskuju ja langetada sedapidi otsuseid ja seda ka tehakse. Kas järgmine valitsus ka teeb? Mina arvan, et kõigil on põhjus, kõigil on kõige demokraatlikult valitud jõududele tuleb anda võimalus ennast näidata. Ma esimest korda seda niimoodi väljendasin, et pronksiööl muide oli hea meel, et vahe tehti vahel, kes on kelle poolel. Las need järgmised siis, kes iganes nad on, otsustavad ise. Nagunii nad otsustavad ise ja teevad ka seadused ümber, kui tahtmine on. Aitäh! Aivar Kokk, palun! Ja juhataja, austatud minister, enamasti selle seaduse eelnõus on tehnilised nüansid, nagu ministeerium ei pea enda esindajat enam nimetamiskomitees läbi jooksutama, ei pea olema kvartaliaruanded ja nii edasi. Aga ma näen selles eelnõus ka ühte nüanssi ehk püütakse läbipaistvust nagu öelda piirata. Ehk ma ei näe muud mõtet, kui kaotada ära võimalus, et keegi tüütu isik teabenõudega nõukogu materjale võiks küsida. Nimelt paragrahv 84 lõikes 2.1 jäetakse välja sõnad päevakorras vähemalt 3 tööpäeva enne koosoleku toimumist ning koos koosoleku materjaliga. No see on oluline punkt. Nõukogu koosoleku päevakorra vähemalt 3 tööpäeva enne koosoleku toimumist ja protokolli koopia koos koosoleku materjaliga 1 kuu jooksul. Ehk inimkeeli tähendab see, et dokregistri kaudu peab olema esitatud ainult koosoleku ametlik protokoll, mis on alati võimalik ametlik poolt kirja panna kujul, mis minister soovib, aga tegelikku arutelu seal ei ole näha. Aitäh! Miks seda teete? Aitäh, mul oli väga raske jälgida, millest rääkisite. Et praktilistel kaalutlustel teeme, aga kui tahate selle punkti kohta küsida, siis sõnastage palun nii, et ma suudaks. Sõnastage see vähem kui minuti jooksul ja nii, et oleks võimalik vastata. Aitäh. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja, lugupeetud minister. Loen siit, et riik hoiab kokku või Rahandusministeerium 624 tundi ametnike tööaega. Ja 2 koosoleku pealt iga koosolek maksab 900 eurot, nii et 1800 eurot. Ja minu küsimus on, et mida selle kokku hoitud 624 tunniga Rahandusministeeriumi ametnikud hakkavad ette võtma? Kas nad hakatakse tegelema, et riigieelarve oleks arusaadavam või teine asi, hakatakse otsima ka selliseid apsakaid, mida siin hasartmängu seaduse puhul palju pahandust tekkis, et ei leitud üles, ametnikud ei tegelenud. Või millega need ametnikud hakkavad teil tegelema 624 tundi? Aitäh! Aitäh, ma ei tea. Ma võin küll öelda, et ametnike töö on märksa sisulisem kui Riigikogu liikmel, kes arvab, et ta peab iga küsimuse, iga eelnõu juures ära kulutama oma küsimuste arvu ja küsimuste sisule tähelepanu ei pööra. Aitäh. Tanel Kiik, palun! Ja, lugupeetud Riigikogu aseesimees, austatud minister. Küsimus on tegelikult sarnane siin kolleeg Reili Ranna omale ja natukene laiemalt küsin, et riik peaks tõesti näitama eeskuju äriühingutes ja laiemalt oma poliitiliste otsuste tegemist erinevate otsustusorganite puhul soolise tasakaalu võimalikult
täpse saavutamisega. Loomulikult alati ei ole võimalik see 40-60 või mingid muud asjad, on mingid erandid, väiksemaid nõukogusid ja nii edasi. Aga praegu on olukord, kus me näiteks Rahvusringhäälingu nõukogus on nii-öelda 10-0 saldo ja meil on neid nõukogusid veel, et see ei näe tõesti hea välja tegelikult. Ja meil on ka selline seaduseelnõu ettepanek tehtud meie poolt, et võiks soolise võrdõiguslikkuse seadust muuta. Et seal on täna selline huvitav punkt, paragrahv 9 lõige 4, mis ütleb, et riigi ja KOV asutuste komisjonides mujal peaks olema võimaluse korral esindatud mõlemad sugupooled. Aga see on suhteliselt nagu mõttetu sõnastus. Sama hästi võiks olla Vabariigi Presidendi valimise seadus, et võimaluse korral vähemalt 40 aastat vana või liiklusseadus, et võimaluse korral tuleks liikluspiiranguid täita. Et kas olete nõus, et sellised sätted võiks maha võtta ja need võiks olla ikkagi kohustuslikus korras, mitte võimaluse korral, mis ei tähenda ju tegelikult mitte midagi? Aitäh. Ei, ma ei ole nõus sellega. Ma arvan, on praktilisi olukordi, kus seda võimalust pole. Ja et kui me ei taha järeleandmisi teha kvaliteedis, et kunstlikult numbreid kehtestada, ma ei ole kunagi selle poolt olnud, aga kui te Rahvusringhäälingu nõukogu näite tõite, siis ma natuke kõhklen, et kuidas seda muuta saaks regulatsiooniga, kui on määratud esindatuse printsiibid organisatsioonide kaudu. Et kui erakonnad saadavad ainult meesterahvad, et mida me siis teeme, et mis erakond kellele siis hakkab ette kirjutama, et kelle nad saadab. Ja samamoodi on siis need organisatsioonidele, kes on. Aga mina tõesti ei põe selle pärast, kui ma näen mingisuguses kogus mehi, aga ma tean, et see on väga mõnedele inimestele hästi tähtis, et seal neid poleks. Mina ei põe selle pärast. Ma arvan, et need on kaalutlused ja kui ma kritiseerin mõnda liiget, siis ainult sellepärast, mitte sellepärast, mis on tema sugu, vaid sellepärast, mis ta seal teeb. Aitäh. Lauri Laats, palun. Jaa, aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Hea minister, no jõuame selle nimetamiskomitee juurde tagasi. Teie vastuses kumas läbi, et tegelikult teie jaoks on see nimetamiskomitee nagu kummitempel ja te sõnastasite oma vastuses ka järgmise lause, et ma tahaks näha sellist komiteed, kes ei võtaks vastu või siis saadaks tagasi ministeeriumi poolt esitatud siis kandidaadi. Sellest saab järeldada, et teie jaoks on see kummitempel, aga võib-olla tulebki nimetamiskomitee laiali saata. Et võib-olla ongi see nagu õige, et mis te nagu sellest arvate. Aga teine pool, et ministeeriumi poolt oli saadetud ka esindaja Nordica nõukogusse. Ja seesama Nordica nõukogu liige, kes oli ka ministeeriumi töötaja, ausalt tunnistas ka erikomisjonis, kui me Nordica juhtumit uurisime, suured kahjumid ja nii edasi, ega ta väga ei saanud aru, mis ta seal teeb. Ja teine pool, et ta tunnistas ka, ega juhatus talle ka väga aru ei andnud, mis tähendab seda, et kui omaniku esindaja nõukogu liige ei suuda nagu täita omaniku siis rolli, siis on ikkagi midagi paigast ära. Aitäh. Aitäh, ma ei tea, mis see küsimus oli, aga need olukorrakirjeldused või minu tsiteerimised olid kindlasti väga mööda tegelikkusest, et võrrelge stenogrammis, et mida ütlesin mina ja kuidas te siis seda püüdsite ümber jutustada. Ja ma ei usu ka, et see nõukogu liige ütles, et ta ei saanud aru, mis ta seal teeb. Ma kindlasti ei ole nõus, et ta keegi niimoodi ütles. Ma ei usu seda. Et palun olge korrektsed oma küsimuste sissejuhatusega ja siis jõudke küsimuseni ka. Aitäh. Arvo Aller, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud minister. Ma tuleks selle eelmine seaduse muudatus, mis tegime, on siseaudiitori teema ja siin on ka see siseauditi kohustus tekib riigi otsustusõigusega äriühingul ja sihtasutusel. Aga oskate te öelda, et kas siis see siseaudiitor peab olema kutsega, on ta vandeaudiitor või on ta vabalt turult võetav, kes ei ole, seotud sellega? Aitäh. Aitäh, kui eelküsijale jäi ütlemata, et just eelmine see Nordica näide oli selline, kus ju omanik ei saanud otse sekkuda, vaid ta sai osutada nimetamiskomitee valikutele, justkui formaalselt oleks saanud, kui ta tahtis. Aga teie küsimus oli audiitori kohta. Audiitori nõudeid või seda piiri ju tõstetakse. Te küsisite, et see kehtestatakse, ta tõstetakse, see on olemas juba praegu.
Et võib-olla kordate oma küsimust, kui on võimalus. Aitäh. Aivar Kokk, palun. Jaa, aitäh. Ma räägin. Üks hetk, Aivar. Jah, palun. Ma räägin nüüd hästi aeglaselt. Praegu kehtivas seaduses peab nõukogu päevakord olema välja saadetud 3 päeva enne. Ja kuu aja jooksul peab olema välja saadetud koosoleku protokoll koos kõigi materjalidega. Selle seaduseelnõuga te need kohustused tühistate ehk läbipaistvust jääb tunduvalt vähem. Ei pea enam 3 päeva ette teatama päevakorda ja ei pea olema protokollil juures materjali, selle koosoleku toimumise materjali. Miks te seda teete? Aitäh. No vastus on mul endine praktilistel kaalutlustel, aga ma peaks selle paragrahvi nüüd üle kontrollima. Et minu probleem ei ole vastamisel mitte see, et räägite liiga kiiresti, vaid sellepärast, et te räägite liiga sõnaohtralt ja te ei sõnasta, te ei jõua selle küsimuseni. Ma pean jälgima mingisugust detaile, mida teie loete paberilt, mida mul ei ole. Paragrahv, jah. Aga isegi paragrahvide puhul, kui ma selle number 84, jah, number 7, ja mul on paberit seadus on. Päevakorra vähemalt 3 tööpäeva enne koosoleku ja nii. Ma pean nüüd kontrollima, et mis sinna asemele jääd. Kui midagi välja võetakse, siis järelikult ei ole see reegel praktiline, aga ja ei, ma vaatan küll, vist leidsin selle asja üles, aga ma peaks originaaltekstiga siis võrdlema, et seda on see teema tegelikult ei olnud selle eelnõu tegemisel diskussiooniks, aga me katsume teiseks lugemiseks siis teile vastused anda, et mis need praktiliselt kaalutlused olid ja mis sellest eelnõust nüüd kõigi nende ükshaaval loetamatute punktide kombinatsioonis tegelikult välja seaduses saab, et see on niimoodi väga raske praegu hinnangut anda, aga jah, see ei kerkinud üles, kuid ette võib kujutada, et selline jäik reegel võis teinekord tekitada praktilisi raskusi, samas kõik koosolekud ju algavad ikkagi päevakordade kinnitamisest, et kui kõik ei ole nõus, siis asju lihtsalt ei arutata, aga võimalus arutada võib olla praktiline. Ma uurin selle tausta natuke, aitäh. Tanel Kiik, palun. Ja aitäh, ja Riigikogu aseesimees, minister. Igaks juhuks täpsustan, et soolise võrdõiguslikkuse seaduses selles paragrahvi 9 lõikes 4 ei ole mingeid protsente ega kvoote, seal on see printsiip, et võiks olla üleüldse esindatud mehed ja naised, aga seal on selline rumal täiendus nagu võimaluse korral, mis põhimõtteliselt nullib selle seaduse sätte mõtte ära, sest alati saab öelda, et tahtsime parimat, aga võimalust ei olnud. Aga see oli lihtsalt täpsustuseks. Küsimus on teile ka. Selle nimetamiskomitee on nüüd tegutsenud peaaegu 10 aastat, mitte päris, aga 2017 aastast, eks. Ja kas on olnud ka mingisugust võimalust nüüd hinnata ja analüüsida riigil, on siis Riigikantseleil või Rahandusministeeriumil, et kas see mil määral on ta siis toonud kaasa mingit positiivseid või siis negatiivseid või kolmandaid muutusi just nimelt riigi äriühingute nõukogude töös, ehk et kas kuidagimoodi on võimalik siis kvalitatiivset tegevust hinnata, et on see midagi paremaks läinud, halvemaks läinud või tegelikult on ta niivõrd keeruline, et seda hinnata ongi pea võimatu. Te olite oma sõnavõttu suhteliselt kriitiline selle suhtes. Küsimus ongi, et kas see kriitika põhineb mingitel analüüsidel või teie hinnangul. Aitäh. Aitäh kõigepealt sellest eelmisest küsimust, ma sain aru küll, aga ma lihtsalt ütlen, et selle nimetamiskomitee kui sellise loomine on omamoodi vastuoluline. Et tegelikult ma mäletan varasemast ajast olukordi, kus näiteks poliitilised liikmed, juhul kui nad olid asjatundlikkuse pinnalt valitud, olid tunduvalt sisukamad ja aktiivsemad kui mittepoliitilised liikmed.
ja loomulikult oli neil ka tugevam vastutus sedapidi, et keegi ei läinud siis ettevõtjad kritiseerima kohas, kus midagi viltu läks. Aga üldjoontes, kui te vist küsisite nüüd uuesti nimetamiskomitee tõhususe kohta, mitte osaluspoliitika tõhususe kohta, et ma arvan, et see on ikkagi olnud hea pädev organ. Lihtsalt see hoiak, kuidas teda loodi, tõrjuda sealt igasugune poliitiline mõju välja, see oli natukene üle võlli. Esiteks ma olen näinud hulgaliselt, kui nii tohib öelda, kollektiivselt, keegi ei tohiks solvuda, aga Riigikogu võõrdumist praktilisest juhtimisest ja informatsiooni kaost. Et riigiettevõtted olid päris hea treeningukoht, päris hea kaasamõtlemise koht tegelikult saadikutele, kui neil oli vastav haridus ja kogemus olemas ja neil oli näiteks täitevvõimu ülevõtmine palju lihtsam tingimusel. Praegu on see kõik kuidagi kaudne ja oletuslik ja kuni selleni välja, et ministril tegelikult on siis mingisugune organ, kes tema kontrollida ei ole, kes siis tema eest teeb personalipoliitikat. Et see on vastuoluline, see ei ole mustvalgelt laitmatu asi, vaatamata sellele, et üldjoontes ma arvan, et see on kvaliteetne kogu olnud. Aga kui juhtub midagi, siis on jälle küsimus, et kes siis vastutab pärast. Et minister ilmselgelt, ministril on nii tugev filter ees seal personalipoliitikas, et tegelikult on ülekohtune süüdistada ministrit Estonian Airi puhul näiteks, keda te siin näiteks tõite, või Nordica vist oli see pigem, mida teie näiteks tõite ja nii edasi. Et omanik erasektoris ikkagi vastutab. Riigisektoris on tehtud nii, et jumala pärast tal mingit seost ei ole. Aga mida me muidugi siin üle rõhutan, et see inimene, keda siis omaniku esindaja minister saab määrata, et see ei tohi olla ta poliitiline nõunik ja vastu fraktsioon on nüüd lahkunud, aga selliseid drastilisi näiteid, kus need poliitilised inimesed sisuliselt käkki keeravad, on mõne aasta tagant täiesti olemas, seal on ka aga ärme hakkame siis täpsustama. Et jah, poliitilist mõju sedapidi sinna vaja ei ole, et inimene, kellel ei ole ei valija mandaati ja kes ei ole riigiametnik, siis hakkab seal asju politiseerima. Aitäh! Reili Rand, palun! Suur aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Austatud minister, te ütlesite oma vastuses minu küsimusele, et sooline tasakaal pole Eesti suuruses väikeriigis praktiline. Täpsema tsitaadi näeme kohe õige pea stenogrammist, aga olgu siis rõhutatud, et sooline tasakaal tähendab seda, et kui on kaks võrdselt kvalifitseeritud kandidaati, siis sellisel juhul eelistatakse vähem esindatud sugu, mis on valdavalt siis käib naiste kohta. See ei tähenda, et kedagi valitakse soo alusel. Ja ma tahaks siis aru saada, et mida see praktilisus teie väljaütlemisesse nagu tähendab, et kas te ei näe, et Eestis on piisavalt pädevaid naisi, kes võiks juhtimise ja otsustamise juures olla, või me hakkamegi edaspidi oma riigi väiksust kasutama selleks, et põhjendada, miks mitte kehtestada õiglasemaid ja läbipaistvamaid põhimõtteid, või peaksime me ka teistest põhiseaduslikest õigustest hakkama loobuma sellepärast, et neid on keeruline rakendada või ei ole praktiline rakendada, et väga ootaks teie käest seda teema avamist. Aitäh! Ma väga ootaks teilt küsimisel väiksemat laetust. Et ma ei ole sellist lauset moodustanud, nagu te ütlesite, ja ülejäänud küsimus on selle poolest mõttetu. Aga et Eesti Vabariigis on sooline tasakaal praktiline, see on väljamõeldis. Ma ei ole sellist asja öelnud. Küll aga teatud olukordades ei ole see praktiline. Sellepärast jäikad reeglide kehtestamine ei ole mõistlik. Ja see printsiip, et võrdsete kandidaatide olemasolu korral eelistatakse vähem esindatud, seda printsiipi järgitakse. Aitäh! Ma teen erandi Reili Rand, küsimus istungi juhatajale, palun. Aitäh!
aitäh, ma tänan selle erandi eest ja ma tõesti seda erandkorras palun, sellepärast et ma ei tea, mida teha siis juhul, kui minister tegelikult esitab valeväited, et õnneks on ta praeguseks hetkeks laekunud ka stenogramm, kus on sõna-sõnalt võimalik lugeda rahandusminister Jürgen Ligi väidet, et on teatud valdkonnad, väikeriigi puhul eriti, kus soolise tasakaalu tagamine ei ole sisulistel põhjustel praktiline. Täpne tsitaat. Et mida me saame sellisel juhul teha, mul rohkem küsimust ei ole, aga minister süüdistas mind valeväite esitamises ja oma hinnangulise kommentaariga loobus tegelikult minu murele vastamast. Ma nendin, et tõesti olen emotsionaalselt hetkel, võtsin seda kommentaari lihtsalt ka väga hinge. Nii et võtan tooni rahulikumaks ja loodan, et ministril siiski on võimalus mulle sisuliselt vastata. Aitäh! Hea kolleeg, emotsioonid on igati teretulnud, et neid ei pea vähemalt teie taga sõidma, võib-olla mõned teised, aga teie kindlasti mitte. Et tegelikult ma arvan, mõlemal on õigus, et kui ma nüüd jälgin seda, teie algselt oma küsimuses esitasite absoluutse väite, aga minister pole absoluutset väidet kui sellist esitanud, vaid teatud olukordades ei ole see praktiline, nii et selles mõttes need on natukene kaks erinevat asja, aga te oma selle praegu protseduurilise küsimusega saite ikkagi oma seisukoha välja öelda, see on ka stenogrammis kirjas, nii et see on see võimalus, kuidas saab reageerida ja nüüd ma pean väga vabandan ära ministrile tegema ka teise erandi, et kuna ma ühe erandi tegin, siis on alati oht, et sa pead ka teise tegema. Peeter Ernits, küsimus istungi juhatajale, rohkem ma protseduurilisi ei võta. Jah, aitäh. Et miks see protseduuriline, palun kutsuge korrale rahaministrit, kui ta nimetas kolleeg Ranna siin küsimust mõttetuks, ironiseeris kolleeg Aivar Koka ja nii edasi ja nüüd puhib seal, et tema käitumine on lubamatu, selline ülbe, mis erineb enamikust Eesti ministritest ja annab hinnanguid. Ministri asi on vastata küsimustele, mitte puhkida ja anda mingisugune loopida hinnanguid. Palun kutsuge ta korrale. Ja mulle tundub, et ta ei ole vist ka terveks saanud. Aitäh. Hea kolleeg, et esiteks see viimane märkus oli nüüd küll teie poolt väga kohatu, et teil oli õigus anda ka hinnanguid ühe või teise kolleegi kohta, et kas ta on terve või mitte. Et selles mõttes te andsite ise oma selle küsimusega halba eeskuju. Ma möönan, et see tõde on siin kuskil vahepeal. Loomulikult auväärt Jürgen Ligi on kindlasti väga konkreetne ja andke andeks vahel võib-olla ka natukene arrogantne, aga tema ootus sellele, et küsimused oleksid konkreetsed ja seda ma olen väga palju kordi ise tõdenud, et see sissejuhatus on umbes 50 sekundit sellest minutist ja siis proovitakse selle 10 sekundiga sõnastada seda küsimust. Et tegelikult ma tahaks öelda, et pigem see võiks olla natukene vastupidi. Et pigem see küsimus keskenduda sellele, mis on küsimus ja mis on konkreetne ja see peaks olema seotud loomulikult ka selle eelnõu esemega, aga ma möönan seda, et ka ministri mõned märkused või hinnangud kolleegide küsimuste kohta ei ole võib-olla ka kõige kohasemad. Aga nüüd küsimus Peeter Ernits teie poolt minister Jürgen Ligile, palun. Hea juhataja, minu küsimus, mida ma praegu ei esita, aga härra minister võiks või peaks vaatama hea kolleeg, siis ma peaks võtma selle ära, kui te ütlete, et te küsimust ei tahagi esitada. See ongi küsimuste esitamise aeg ja voor ja koht. Aga olgu peale. Minu küsimus, mida ma esitasin, konkreetne küsimus, mis koosnes 2 osast, millele minister ülbelt ei vastanud. Ja ma soovin sellele küsimusele vastust, mitte tema hinnangut, kes on kes. Punkt. Aitäh. Aitäh. Ma peale kõiki hinnanguid, mis te mulle annate, väidan, et teil ei ole õigust minult selliseid asju nõuda. Aga see diskussioon, mis meil oli proua Rannaga, seisnes selles, et ta omistas mulle väite, et Eesti Vabariigis pole sooline võrdõiguslikkus praktiline. Ma ei ole sellist väidet esitanud, ei ole kunagi mõelnudki esitada ja ei esitanud veel kord. Ja ta ikkagi uuesti tuli sellega teistsuguse väite või tsitaadiga tuli tõestama, et nagu ma oleksin öelnud, et Eesti Vabariigis pole praktiline sooline või võrdõiguslikkus. On küll. Ma ütlesin, et teatud olukorras ei ole mõistlik seda taotleda. Teatud olukorras ei olegi mõistlik taotleda seda. Ei ole näiteks mõistlik ka selles olukorras, et puldis peaks olema naisrahandusminister ka.
Aga noh, nõukogu liikmed ei jagu alati, ei jagu sinna erialalisi inimesi ja palun ärge küsige niimoodi. Ja sellepärast ma ütlen, kui te olete nii laetud, siis te ei jälgi ka minu sõnu, küll aga tulete pärast omistama mulle. Et see on tegelikult ka selline diskrimineerimise viis, väga tihti just nimelt sotsiaaldemokraatide poolt, et tõlgendate sõnu, ma ütleks sooliselt, ründavalt. Ma ei moodusta sellised laused, nagu te mulle omistasite. Aitäh. Aitäh, lugupeetud minister. Rohkem teile küsimusi ei ole. Aga te ei esitanud ka seda küsimust, hea kolleeg. Ma ootasin ka, mis see teie küsimus on, aga te ei sõnastanud oma teises küsimus ka seda küsimust ennast. Nii et mina ei mäletanud ja ei pruukinud ka minister mäletada. Aga nüüd, head kolleegid, kuulame, millised olid arutelu rõhuasetused juhtivkomisjonis ja seal langetatud otsused ja selleks palun Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, majanduskomisjoni liikme Urve Tiiduse. Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid. Majanduskomisjonis oli Vabariigi Valitsuse algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu esimesel lugemisel 21. jaanuaril. Selle seaduse muutmise vajalikkust ja sisu selgitas rahandusminister Ligi. Aga väga lühidalt korra veel võtan kokku. Muutmisega soovitakse tõhustada riigi osalusega organisatsioonide juhtimist ja samuti tahetakse muuta riigi osalusega äriühingute nõukogude ja siseauditi regulatsioon paindlikumaks ja selgemaks. Liikmetel oli täiendavaid küsimusi, päris mitu. Oli küsimus seoses nõndanimetatud poliitilise nõukogu liikme nimetamise praktilise poolega, et mis roll nimetamiskomiteel on selles. Minister rõhutas, et tegemist ei ole poliitilise määramisega, saab määrata ametniku staatuses isiku, kes peab nõukogus täitma üldkoosoleku juhiseid. Ministril oli küsimus ka selle kohta, et kuidas eelmisel aastal jõustunud eurodirektiiv, mis kohustab soolist tasakaalu järgima, selles meneteldavas seaduse muutmise eelnõus rakendub. Seda selgitas meile riigihangete osakonna valdkonnajuht Kaupo Raag. Nimelt tugineb riigivaraseadus osaluspoliitikale ja selle järgi peab ühest soost olema vähemalt 40% liikmeid ja seda printsiipi järgib nimetamiskomitee. Sooviti ka selgitust, et kuidas hakkab välja nägema põhimõte, mille alusel Rahandusministeerium otsustab, kes on sihtasutus, kuhu määratakse ministeeriumi ametnik ja milline on see otsustusprotsess. Ministeeriumi esindaja selgitas, et rahandusministril on õigus teha ettepanek nõukogu liikme nimetamiseks, kui vastaval sihtasutusel on siseauditi tegemise kohustus ja see kohustus on samas seaduses kirjas ja olgu see siin ka ära öeldud, see tähendab, et varad peavad olema üle 15 miljoni euro või tulud üle 10 miljoni euro. Komisjoni liikmetele selgitati ka, et nimetamiskomitee moodustamise aluseid see eelnõu ei muuda. Nimetamiskomitee jääb toimima nagu seni, välja arvatud üks nõukogu liige, keda saab minister ise nimetada. Ja igasse äriühingusse, ja ametnik lisas, et kõige rohkem hakkab tulevikus otse nimetamine tõenäoliselt puudutama kantslereid ja asekantslereid. Hetkel käib see läbi nimetamiskomitee, kuid nüüd saab minister nad otse nimetada. Siis oli veel mitmeid küsimusi. Näiteks oli niisugune küsimus, et riigiettevõtetele tõsteti auditite piirmäärasid ja uuris, kas eraettevõtete puhul neid ei tõsteta ja siis miks on selle puhul erisused. Kaupo Raag ütles, et auditi piirmäärasid kõnealuse eelnõuga ei muudeta ja sellega muudetakse siseauditi kohustuse piirmäärasid. Ja Jürgen Ligi lisas, et seoses audititega iga 2 aasta tagant vaadatakse need määrad üle. Komisjon tegi menetluslikud otsused järgmised. Juhtivkomisjoni esindajaks määrati Urve Tiidus, konsensus, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27. jaanuaril, konsensus, ja teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, ka konsensuslik otsus. Aitäh teile kuulamast. Suur tänu teile, hea kolleeg, sõnaselguse ja väga konkreetse ettekande eest. Väga. Aga Toomas Järveojal on küsimus istungi juhatajale, palun. Ma juhin tähelepanu Peeter Ernitsale, et meile tuli eile 15.56 kiri, kus on selgelt kirjas, et Taani kuningas on 13.55–14.10 Riigikogus, et lihtsalt infostada. Aitäh. Ja, see informatsioon vastab tõele, aga sinna peaks olema ka kutse siis, kui sealt osaleda,
Aga nüüd, head kolleegid, avan läbirääkimised ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Reili Rand. Ja on lubatud olla ka emotsionaalne. Ei ole piirangut teile. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Ma igaks juhuks võtan ka 3 minutit lisaaega. Kui me mõni aeg tagasi arutasime soolise tasakaalu direktiivi ülevõtmist börsiettevõtete juhtorganite osas, ütlesin ma siit samast kõnepuldist, et riik peaks olema eeskujuks. Mitte kehtestama eraettevõtetele põhimõtteid, mida ta ise järgib, vaid siis, kui on mugav või tulles eelneva arutelu juurde praktiline. Ka vahetult kõlas ju just siin samas saalis minister Ligi seisukoht ja ma tõesti tsiteerin. On teatud valdkonnad väikeriigi puhul eriti, kus soolise tasakaalu tagamine ei ole sisulistel põhjustel praktiline. Kui me hakkame oma riigi väiksust kasutama põhjendusena, miks mitte püüelda õiglasema ja kaasavama juhtimise poole, siis peab küsima, et kuhu me selle loogikaga välja jõuame. Kas väikeriigis ei ole vaja põhiseaduslikku võrdsust, läbipaistvat juhtimist või usaldust riigi vastu? Sellest eelnevast arutelust tuli taas selgelt välja, et saame soolisest tasakaalust ja selle poole püüdlemisest täiesti erinevalt aru. Olgu veel kord väga selgelt välja öeldud, mida see tähendab. Me ei räägi sellest, et inimesi tuleks tööle võtta või erinevatesse rollidesse nimetada lihtsalt soo pärast. Me räägime olukorrast, kus 2 kandidaati on võrdselt kvalifitseeritud ja siis tuleb küsida, miks me ikka veel esitame vaikimisi meest. Riigile kuuluvates ettevõtetes ei saa juhtimine jääda ühelaadseks. Kui pool ühiskonnast naiste näol jääb juhtimistasandilt välja, ei ole see juhus, vaid valik. Ja see valik vajab lõpuks muutmist. Naiste kogemused, teadmised, perspektiivid ei ole mingi boonus, mida kasutada vaid siis, kui on mugav. See on osa sisulisest kvaliteedist. Kui meie enda avalik sektor ei suuda seda peegeldada, siis kuidas saame seda eeldada, et erasektor seda teeks? Meil on võimalus sätestada täpselt sama põhimõte, mis erasektorile selge ja mõõdetav eesmärk soolise tasakaalu suunas liikumiseks ka riigiettevõtete juhtorganite puhul. Mitte soovitusena, vaid juhisena. Mitte poliitilise paberina, mis võib järgmise valitsuse tulekuga vaikides ära kaduda, vaid seaduses. Mõni teist võib küsida, miks see vajalik on, kui valitsus on selle põhimõtte osaluspoliitika dokumendis juba niikuinii kinnitanud. Vastus on väga lihtne. Seadusse panek näitab, et see ei ole vaid poliitikadokument, vaid ühiskondlik kokkulepe. Me teame, et poliitilised paberid võivad olla ajutised. Need on tugevamad kui lihtsalt avaldused, aga siiski poliitiline tahe muutub. See annab kindlust nii otsustajatele kui ka kandidaatidele, et neid hinnatakse ausalt ja läbipaistvalt. Et need eesmärgid ei muutu nii kergelt koos valimistsüklitega. Ja see ei ole ainult õiguse küsimus. See on ka usaldusväärsuse küsimus. Me ei saa paluda erasektorilt teha pingutusi tasakaalu nimel, kui riik vaatab sellele läbi sõrmede. Me ei saa seista kõlavalt võrdsete võimaluste eest Euroopa tasandil, kui omaenda riigiettevõtetes ei ole meil julgust neid põhimõtteid seadusesse kirjutada. Ja kui keegi ütleb, et see piirab juhtide valikuvabadust, siis tuletan meelde, tegemist on eesmärgiga, mitte sundkorras määramisega ja ammugi mitte soopõhiselt sundkorras määramisega. Kui sobivad kandidaati ei leita, siis ei ole karistust, aga see on selge sõnum, et me liigume õigluse ja tasakaalu suunas. Head kolleegid, riigi käitumine mõjutab ühiskonda rohkem, kui me vahel tunnistame. Riigi ettevõtted on nähtavad, nende juhtimiskultuur, väärtused ja otsused peegelduvad laiemalt. Kui me tahame, et kogu ühiskond võtab soolist võrdõiguslikkust tõsiselt, peab riik ise näitama, et see on midagi enamat kui sõnakõlks. Poliitiline dokument on lubadus, mida võib täita või mitte. Seadus on kohustus pingutada. Kui me tõesti tahame, et naiste ja meeste võimalused oleks võrdsed ka otsustamise tasandil, siis ei piisa soovitustest. Siis tuleb selleks luua ka raamistik, mis peab ajale vastu. See on ettepanek, mis ütleb, et riik käitub oma põhimõtete järgi.
Ja sotsiaaldemokraadid esitavad ka sellekohase ettepaneku teiseks lugemiseks kõnealusesse seaduseelnõusse. Aitäh! Suur tänu teile! Isamaa fraktsiooni nimel Aivar Kokk, palun! Juhatajad, kolleegid! Kui seda eelnõusse algul sisse vaadata, siis tundub see täiesti lihtsalt tehniline. Aga tegelikkuses on see väga selge läbipaistvuse kaotamine. Meil on riigiettevõtted, kus läbipaistvus peaks olema kõige olulisem pool. Ja minister tutvustab eelnõud ja selgub, et ta ei ole sellesse eelnõusse tegelikult süvenenud, vähemalt nii ta väljendas. No see, et kas mingisugune komitee otsib või ei otsi või poliitik lõpuks ütleb, siis eks elu on näidanud, et tegelikult enamus need nõukogude kohad on ju poliitiliselt täidetud. Aga mind teeb kurvaks olukord, kus püütakse pimestada nõukogu tööd. Kui täna kehtib seadus, kus nõukogu päevakord peab nõukogu liikmetele välja saadetud olema vähemalt 3 päeva enne, mis on väga loogiline, sest nõukogu liikmed peaksid teadma, mis on päevakord ja saaks konsulteerida siis ka omanike huve kaitsva isikuga ehk ministriga. Selle seaduseelnõus on see punkt likvideeritud. Enam ei pea olema seda 3 päeva. Teine minu arvates väga oluline teema on siin, mis täna kehtivas seaduses on, et 1 kuu jooksul peale nõukogu koosoleku peab nõukogu liikmetele olema esitatud nõukogu protokoll koos kõige muu koosoleku aruteluga ehk koosoleku materjalidega. Ja nüüd selles seaduseelnõus on see sõna materjalid välja võetud. Ehk tegelikkuses, kui me sooviks teada, mis seal nõukogus tegelikult otsustati ja kuidas need arutelud käisid, siis seda võimalust enam see eelnõu ei anna. Ja ma küll loodan, et majanduskomisjon ettevalmistades seda seaduseelnõu teisele lugemisele väga täpselt pöörab oma tähelepanu nendele teemadele ja selle punkti siit eelnõust välja võtab. Sest me keegi ei soovi seda, et riigi ettevõtetes kaoks läbipaistvus. Ma võin teile siin julgelt öelda, et praegu istub Riigikogus siin saalis üks mees, kellega koos me arutasime riigieelarvet 2021. aasta oma. Ja siit me keegi üks fraktsiooni esimees, kes siin saalis ei ole, lubas lennukikompaniile Eestile, et 12–15 otseliini on ja sai 30 miljonit, mis tänaseks on pankrotti läinud. Aga nagu me siin arutelust kuulsime, et nõukogu liikmed ütlesid selle peale, et aga ega me täpselt ei teadnud ja juhatusest oma vastuseid ja oma küsimustele ei saanud. Seoses sellega peaks olema veelgi rohkem läbipaistev nõukogu töö, et kõik, kes soovivad, saaksid küsida välja protokolle ja süveneda nendesse teemadesse. Ja kui on vigu, siis leida õigel ajal need vead. Mitte see, et vead leitakse siis, kui mõni ettevõte on pankrotis või pankrotti kuulutatud. Nii et ma soovin majanduskomisjonile jõudu ja jaksu ja ma loodan siiralt, et need nõukogu komisjoni liikmed, kes siin saalis veel on, et nad väga tähelepanelikult vaataks siis selle sama riigivaraseaduse muutmise seaduse paragrahv 84 lõige 2 punkt 1. Palun tehke kõik selleks, et seda punkti teisel lugemisel muudatusettepanekuna võiks välja võtta. Aitäh! Suur tänu teile. Rohkem kõnesoovi ei ole. Sulgen läbirääkimised. Küll on küsimus kolleeg Tõnis Lukasele istungi juhatajale. Palun. Ja, austatud juhataja, nagu te ise ka märkate, ministrit saalis ei ole.
Ma olen pannud tähele, et see on muutunud nüüd sümptomaatiliseks. Kunagi oli selge kord, et minister selle punkti arutamisel, mis tegelikult ei ole ka prognoosimatult pikaks läinud nüüd, on saalis, et kuulata ka fraktsioonide seisukohti või ükskõik mida iganes. No, ütleme siis kõigi eelnõude puhul, kui minister on ettekandja, ootab ta ka siis arupidamise või diskussiooni aja ära, vajadusel võtab lõppsõna ja on protsessis osaline. Ja ma olen viimasel ajal märganud, et ministrid lahkuvad pärast oma sõnavõttu ja tänagi on see nii. Mis te Riigikogu juhatuse esindajana niisugusest korrast arvate? Aitäh! Hea kolleeg, et kui nüüd vastata formaalselt, siis saab öelda seda, et istungit on võimalik jälgida ka mitte siin saalis olles. Et võib-olla on ta valitsuse liikmete toas ja jälgib istungit ülekande vahendusel ja kogu see informatsioon on temani jõudnud. Aga ma saan aru, et see pigem on formaalne. Jah, minu ootus juhatuse liikmena, istungi juhatajana on küll ka see, et tõepoolest ministrid oleksid kuni selle päevakorrapunkti menetlemise lõpuni saalis. Samas ei ole ka sellist sätet, mis nagu välistaks selle teema käsitlemise ja sellega edasimineku sellisel juhul, kui minister on lahkunud. Nii et selles mõttes see on palve ja eks me seda palvet jätkuvalt nagu kordame. Minu ootus ja eeldus on see, et minister oleks kuni selle päevakorrapunkti menetluse lõpuni saalis. Ja tõepoolest, eriti teie poolt viidatud juhtumil, et kui see ei ole läinud ettenägematult pikaks selle punkti arutelu, kui toimub mingisugune venitamine ja aja surnuks rääkimine, siis ma mõistan ka ministrit, kes ei söanda siin kesta nii kaua, kui võib-olla formaalne ootus on. Aga head kolleegid, juhtkomisjoni ettepanek on eelnõu 772 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 10. veebruar kell 17.15. Ja koos sellega, head kolleegid, on lõppenud ka tänane täiskogu istung. Suur aitäh teile kõigile osalemast!